Tere kõikidele kuulajatele, vaatajatele. Kiireloomutuse podcastis on täna meil imeline külaline, kelleks on siis Sigrid. Nii et tere tulemast, Sigrid, podcasti. Tere, tere, suur tänu kutsumast. Väga tore sind täna siin näha ja meil on ka täna siin otseosalejad, et kõik, kes osalevad, siis tere tulemast siis tänale podcasti episoodile. Nii et ma lasen veel siin natuke inimesi sisse, ma loodan, et te kõik saate julgelt siis küsida ka küsimusi, sest meil on väga huvitav teema. Nii et meil on selline äge teema nagu jalad ja nende tervis ja tervisepeegel, jalad kui tervisepeegel. Et äkki sa, Sigrid, räägid natuke, et kes sa oled ja mida sa teed ja kuidas sa selle sõnumini oled jõudnud, et jalad on siis inimesele oluline osa siis sellest tervisest. No, mina olen tegelikult terve eluaeg olnud õde. Esimest korda lõpetasin kooli, medkooli 88. aastal ja sellest ajast siis olen ka töötanud. Kõrghariduse tegin 2005, lõpetasin kooli ja siis ma olen olnud erinevates kohtades, ka Soomes, traumaortopeedia osakonnas ja tegelikult valdav osa elust olengi olnud trauma- ja ortopeedia osakonnas õena, nii Soomes kui Eestis. Aga kuidas ma jõudsin jalgadeni? Minu viimane töökoht oli perearstikeskuses, kus ma põlesin läbi ja mina tegelesin seal väga palju diabeetikutega ja diabeetiliste jalgadega ja selle töö juures oli näha, et ei ole aega kontrollida neid jalgu seal kohapeal ja väga paljudes kohtades ei kontrollitagi, mis on tegelikult, ütleme, kui võtta nüüd diabeetikud, äärmiselt oluline, et kontrollida neid jalgu. Mhm. Ja jalad, noh, kui te nüüd vaatate, kellel mis number jalanumber on, kas on 37 või on 41, siis tegelikult jalg on väga väike võrreldes sellega, kui suur on meie keha. Ja need väiksed jalad kannavad meid ju kogu aeg. Ja kuidas sina oled nüüd minuga oled sa töötanud siin Superstaar, sotsiaalmeedia Superstaari programmis ja oleme mõned mentorlused sinuga teinud. Sa teed praegu, oled ettevõtja, on ju? Ja minul on enda jalaravikabinet Tallinnas, Mhm. Pelgulinna tervisemajas, kus on ka Terviseameti luba, ehk siis ma olen tervishoiuasutus. Väga põnev ja sina oled nagu selles mõttes eristunud, et sa oled nähtav, sa käid podcast'is täna osaled, sa oled saanud mitmes podcast'i juba osaleda, sa oled sotsiaalmeedias leitav. Kuidas kogu see nähtavaks tulek on sinu jaoks olnud, et kust tuli see otsus, et sinu sõnum on oluline, et inimesed peaksid teadma, kelle juurde tulla ja miks nad peaksid sinu juurde tulema? Seda ma olen näinud oma töö käigus ja ega ma ei ole väga esineja olnud. Ja ju ma siis tulin nüüd kapist välja, et anda inimestele infot, kui on mingi mure, kuhu pöörduda, sest et ka väga paljud perearstid, spetsialistid, arstid, nad ei tea, kuhu saata, et kus kohas midagi tehakse. Ja need jalaravikabinette on Tallinnas, on ka teistes linnades päris mitmeid. Et mina, vaata, mis ma nüüd tahtsin öelda, nüüd läks juhe kokku. et kuidas see julgus tuli sul sotsiaalmeedias üldse nagu nähtavaks ennast teha, olla ja seda sõnumit jagada, et see sõnum on ju oluline, on ju, et kui sul on jalad korrast ära, on ju, sa pead nendega minema spetsialisti juurde, on ju. Ja eh, tegelikult ma kapist välja tulin eelmise aasta novembris ja esimene podcast minuga oli Merike numbrite keel, kuna need numbrid mind huvitasid, siis tema ütles, et mina oma numbrite järgi peaksin esinema. Kuigi ma olen hästi palju terve elu olnud, ju teen kätega tööd ja mulle meeldib kätega tööd teha, et mitte väga niimoodi suuga rääkida, aga
see mõte tundus väga huvitav ja hea just, et jõuda inimesteni kas või selle podcast'iga või minu õpetustega või juhenditega, et kuidas sa saad kodus teha, millal sa peaksid minema jalaravikabinetti ja mis need probleemid tegelikult üldse on, millega võiks minna, sest et haigused on üks, kellel on kas siis diabeet, psoriaas, reuma ja ka muud südamehaigused, eks ju, mis mõjutavad jalgu, veresooni, kapillaare, veene, kõiki asju. Ja tegelikult need jalad ju ongi nii väikesed ja kannavad meid ju kogu aeg. Ja siis Mhm. ma tulin ja siis mul oli teine podcast Kris Kalaga, kus juba läksime natuke süviti asjades ja nüüd siis Heidi kutsus mind podcasti ka inimestele veel rohkem rääkima asjadest. Ja et see Krisi podcast oli ka sel aastal jaanuaris, nüüd me teeme 2026 seda podcasti osa siin ja ilmselt me läheme eetrisse alles küll veebruaris, aga pole midagi. aga mis on sinult tähendanud see, et tegeleda kõige selle uuega, õppida neid uusi trikke, nippe, kuidas teha selliseid postitusi, et inimesed sind leiaksid ja kas on ta andnud kaasa ka sinu ärile, on see nagu sinu ettevõtet ka mõjutanud, et kliendid on hakanud sind leidma rohkem? No sinu superstaari koolitusega ma õppisin tegema, ma ei osanud, ma olen täiesti võhik olin, nüüd ma juba natukene oskan, aga neid postitusi teha ma ei saanud midagi aru, kuidasmoodi, aga selle superstaari koolitusega ma sain selliseid nippe, kuidasmoodi teha postitusi ja et oleksid nagu kõlavad, oleksid selged ja et inimesteni jõuaks see info, et keegi, kui ei ole nüüd podcast, aga keegi ei viitsi vaadata, lugeda pikka teksti, need on mul ka muidugi kodulehel kõik üleval, mida saab lugeda, kui huvi pakub ja ka podcast'id. aga et kuidasmoodi teha neid reklaame ja asju, et jõuda inimesteni ja sellega tuli küll ka inimesi vähemalt mingi osa, ma nüüd täpset numbrit ei tea, aga inimesed helistavad, inimesed küsivad, inimesed kirjutavad meili peale, et neil on selline probleem, et kas saab või ei saa ja mida saab ja kuidas saab. aga noh, mina telefoni teel sellist nõuannet väga teha ei saa, sellepärast et ma pean ikkagi nägema neid. Et siis, kui Mhm. mul inimene tuleb, istub tooli, siis ma teen täieliku konsultatsiooni, vaatan kõik üle ja siis läheb edasi raviplaan ja kõik nii, nagu peab olema Ja, ja mida me teha aga saame. meil on mõned küsimused siin, mis täna sulle on Joi, tulnud. juba, nii tore. Ja juba üks küsimus ongi, et miks jalad üldse hakkavad siis valutama ja tuksuma, et mis neil siis viga on? Miks siis on, et Eh, kannad lähevad katki, jalad on ja kas see oleneb nüüd, kas, mida ma söön või mis tooteid ma tarbin või mida ma üldse pean tegema sellisel juhul, selline küsimus on. jalad hakkavad valutama, kui nendel erinevad mured, ühed on noh, luudeliigesed, mis meil seal jalgades on, kõik, mis liigub, see kulub. jalad liiguvad meil väga palju. mul on siin näidata üks selline ilus jalg, Mhm. mida ma ikka vahepeal näitan, et kõik need jalaluud, kannaluu, varbaluud, kõik, mis siin on, sest need tegelikult see väike jalg kannab ju kogu keha ja nad kuluvad, kõik need sidemed, ligamendid, lihased, kõik kuluvad ja hakkavad tegema valu ja osa on ka seotud tegelikult haigustega, eks ju, et mis on siis võib-olla üks selline haigus on reumatoidartriit, eks ju, kus siis liigesed lähevad paiste, põletikku, hakkavad valutama, deformeeruvad ehk siis lähevad viltu ja vot siis tekivad need valud. Kui nüüd rääkida lastest, siis ka laste puhul on see esiteks valed jalanõud ja ülekaalulisus, mis on ka üks
suur asi, mis mõjutab jalgu, jalataldasid, päkkasid, võlve, kõiki selliseid asju. Nii et seal on hästi palju erinevaid asju, millest võivad jalad valutama hakata. Mõni inimene käib kõndimas näiteks väga palju ja siis hakkavad jalad valutama. See on natukene teine, kui ta ei ole haiguslik või siis mõnest haigusest tingitud. Aga Mhm. ka siis on erinevad meetodid, kuidas seda valu või seda pinget jalgades leevendada. Mhm. Siis teine küsimus on, millised jalanõud teevad rohkem kahju kui kasu, et kuidas on, et naised ju armastavad kontsi, on ju, jah, erinevaid jalanõusid ajal. Millised need on siis nagu, mida ma peaksin siis nagu naisena kandma, kas ma võin minna kingapoodi osta mida iganes või ma peaksin juba mõtlema mingis eas, et vot nüüd ma enam seda ei kanna? Tegelikult ei ole keelatud ükski jalanõu. Kui on ikka pidupäev, siis võib ikka kontsakinga alla panna. Noh, teevad natukene valu, pärast taastad ja teed harjutusi. Et ükski jalanõu ei ole keelatud, aga need, mis mõjutavad jalga, on kindlasti väikesed jalanõud ja terava ninaga jalanõud. Ehk siis, kui varbad on seal jalanõus, kui ma siit niimoodi näitan, siis väga paljudel on vot need varbad vot niimoodi. Noh, ja need Mhm. ongi, eks ju, terava ninaga jalanõud, mis selliseid asju teevad. Ja noh, praegu, kes meil käivad, vanemad inimesed on Nõukogude ajast pärit ja kus siis nende nooruse ajal ei olnud väga valikut, mida jalga panna ja võeti ka number väiksemad jalanõud. Praegu on väga suur valik erinevaid jalanõusid. Kui sa tahad hoolitseda ja ma soovitan oma jalgade eest, sest et need peavad meid kandma elu lõpuni, nii pikk, kui meil see elukene on ja on erinevaid, on väga mugavad, on laiema ninaga ja üks, mida väga vist propageeritakse, reklaamitakse, on need paljajalujalatsid. Need on väga head varvastele, ehk siis varbaosa on väga lai, aga väga paljud ei kannata seda täiesti madalat talda, ehk siis, et kand on sama sellel kõrgusel kui varbad, et natukene peaks kand olema kõrgem. Neid jalanõusid on erinevaid, kuidas kellelgi, mis sobib ja kõike võib kanda, kasutada. Lihtsalt peab vaatama, et pärast nende jalgadel ei oleks nii valus või siis teha siis spetsiaalseid harjutusi. Mina näitan siin ka erinevaid jalaharjutusi, mida teatud puhkudel peaks tegema ja mis harjutused on head, mida kasutada, mida saab teha kontoris, laua all, et ei pea minema jõusaali ega kuhugile, vaid saab teha täiesti istudes ka. Mhm. Siis selline küsimus, kuidas jalad mõjutavad selga, puusasid, vaagnat ja energiataset? Kuidas see jalad siis seda kõike, seljavalud, erinevad asjad, et kas jalgadel on ka siin roll ja milline see roll see on? Jah, sealt jalgadest ju kõik algabki, sest tegelikult kogu keha seisab nendel jalgadel, eks ju. Ja kui nüüd hakkavad võlvid madalduma, üks asi, mis mõjutab, on, nimetatakse halluksvalgus ehk siis suure varba kont hakkab välja kasvama. Ehk siis ma näitan käe peal praegu, aga see suure varba kont kasvab välja ja see suur varvas hakkab minema suunaga teiste varvaste poole. Kohati on nad väga valusad. Mingi aeg nad võib-olla ei tee üldse valu, aga need võlvid ehk siis päka all, kuidas ma nüüd näitan, pikivõlv, eks ju, kui siin on nüüd see jalg, pikivõlv on siin sees, eks ju, see kaar, mis siin on ja ristivõlv on siis päka all niimoodi risti, niimoodi on näha. Ja kui need hakkavad madalduma, hakkavad varbad kas siis minema vot niimoodi, eks ju, ja või tõusevad ülesse. Need on nii palju erinevaid variante, kuidas need varbad võivad moonduda ja tegelikult meie kogu keha on jalgadest alates põlved, puusad,
selg, õlad, kael, pea, sest et me oleme kõik üks joon, ütleme nii, et skelett on ju tehtud niimoodi, et kõik on sünkroonis. Kui nüüd kuskilt hakkab midagi valu tegema ja jalad-allad, päkad või need varbad deformeeruvad, siis keha hakkab kompenseerima, millest tekivad põlvevalud, puusavalud, sest et kui see jalg on valus, see jalg ei toeta korralikult võrdselt seda keha, siis teine kehapool hakkab kompenseerima ja siis tekibki see ebabalanss ehk siis kas põlved hakkavad valutama, puusad liiguvad õigest kohast ära ja hakkavad tegema, see on aastate küsimus, see ei juhtu ühe päevaga ega nädalaga, vaid see mingi hetk hakkab süvenema ja ta süveneb, alguses ei ole teda üldse tunda ja seljad ehk siis alaselg üldiselt ja ka keskselg, eks ju, mis võib muutuda. Nüüd laste puhul, kui on sellised valed jalanõud, lühihäired, mis hakkavad juba noorest peast tekkima, skolioosid ehk siis lülisamba kõverdumine, mis võib tekkida, samamoodi põlvevalud, hüppeliigese valud, eriti veel, kes teevad ka trenni ja kui neil on valed jalanõud jalas, siis samamoodi see tekitab mingi aja jooksul kuskil mingit valu ja kõik see tegelikult on sünkroonis selle meie skeletiga, aga oota, mis see viimane küsimus oli, mis sa küsisid? ja energiataset, et kuidas see mõjutab, et Energiatase, kas sa ega märkad, et siis inimesed jah, kes tegelevad oma selle jalgadega ja jõuavad, tegelikult ju sulle kliendid käivad üle Eesti, on ju, et tegelikult nad ja, tulevad sinu juurde, et panevadki endal online kalendrisse selle aja, on ju, me täna jagame ka sooduskoodi siin, on ju, kes siin on podcast'i külalised, et kui sa paned selle aja ja lähed selle konsultatsioonile, tegelikult sa ka ju soovitad, sa oled ju haridusega, sa oskad tooteid ka ju soovitada, mida on võimalik kasutada, et mingeid probleeme leevendada, on ju. ja just. Ühed sellised on sisetallad, mis toetavadki just neid jalataldasid, ristivõlvi, pikivõlvi. On erinevad, väga suur valik erinevaid varbaeraldajad või siis abivahendid, mida saab panna varvaste vahele, varvaste alla, varvaste peale. Siis tõesti, neid on vastavalt vajadusele, et neid ei saa ka niimoodi otse apteegist osta, et ma lähen ja ostan endale sellise, sest et ja ma teen ka individuaalseid varba ortoose siin kohapeal vastavalt vajadusele, et millist siis vaja on. Ja energiatasemest rääkida, kui inimeste tagasiside on selline, et issand, kui mõnus on nende sisetaldadega käia ja see tegelikult, sest me oleme ju, energia jookseb ju meist läbi ülevalt alla ja risti ja põiki, eks ju, nii kuidas keegi teab ja noh, see lihtsalt on nii, siis see mõjutab kõike, see mõjutab kogu organismi, see mõjutab kõiki elundeid, organeid, pea, õlad, absoluutselt kõike. ja millal siis keegi nüüd, kui kuulab sind seda ja juba tunneb, et oo, et tegelikult ma tahaksin, et sa teed ju tegelikult täiesti seda tavalist pediküüri ka, mida naised ju tahavad käia, eks ole, ikka meil on vaja Ja käia. ikka. Mhm. Et selles mõttes, et mida ma peaksin nüüd kodus nüüd saama aru, et mul oleks vaja tulla, et noh, mis tähendab, ma ei lähe oma kohaliku pediküüri proua juurde, vaid tulen just sinu juurde, et mis oleks see siis, et ma peaksin nagu, mis on siis see nii-öelda see, sina oled nagu selle professori tasemel juba jalaspetsialist on ju, et ma nüüd tunnen, et mul on seda professori tasemele vaja minna. Kui hakkab kuskilt tegema valu, on üks asi, kas Mhm. kannas või päka all või varvastes. Tavaliselt, mis kõige rohkem valu teevad, on konnasilmad, mis võivad olla päka all, varvaste peal. Ja see tähendabki seda, et ei ole jalanõud õiged, kuskilt surub, kuskilt survestab, kuskilt pigistab, aga meil varbad adapteeruvad väga hästi ja mul on siin paar prouad käinud, kes ütlevad, aga minul on jalanõud täitsa kohe nii head ja nii mugavad. Ja kui me mõõdame ära jalanõu, siis minu juures saab mõõta ära ka jalanumbri, sest et meil aastatega muutub ka jalanumber,
sest kõik, mis liigub, see kulub ja venib, nii et jalanumber võib aastate jooksul suureneda kuni 3 numbrit. Et kui 18-aastaselt oli jalanumber näiteks 38, siis 50-selt võib ta 41 olla ja täiesti reaalselt. Aga kui sa kannad ikkagi neid 38 number saapaid ja on olnud minul üks sõbranna, kellel oli 2 numbrit väiksemad jalanõud, mõõtsime ära ja oligi, millest tal siis kõik ka need jalavalud tekkisid. Et kõik see on niivõrd seotud. Ühed on jah, konnasilmad, mis teevad tõesti väga valu. Mis veel? Küünemuutused, erinevad küünemuutused, seda saab kodus ise jälgida, vaadata, kas nad muutuvad paksemaks, kas nad muutuvad kollakaks, kas nad muutuvad hallikaks, kas nad muutuvad krobeliseks. Et need on nii väga erinevad, mis küüntega võib olla, kui sa vaatad, et sul on ennem olnud ilusad roosad küüned ja see küüneots, mis välja kasvab, on niisugune valge ja ühtäkki on nad triibulised, laigulised, krobelised, lähevad paksuks, siis tasub küll tulla kontrolli. Seal võib olla erinevaid asju. Kõik küüne paksenemised ei ole küüneseen, mis väga paljud arvavad, et nii kui küüs muutub kollakaks ja paksemaks, siis on mul kohe küüneseen. Ei Mhm. pruugi olla. Ja sa räägid nii huvitavat juttu ja meil on siin küsimused ka chatis väga sellised spetsiifilised Mhm. jalateemal. Et kas oli, et oli mingi sooduskood, mida saab kasutada, kui ma nüüd ütlen, et ma tahaksin nüüd endale teha nüüd ilusti sõbrapäeva kingitust endale ja tulla sinu juurde nüüd konsultatsiooni, et oli vist mingi kood, mida nad saavad pärast kuskile panna või me paneme sinna Ja alla? minu kodulehe kaudu saab väga lihtsalt broneerida veebiregistratuuri kaudu ja sinna saab lisainfosse panna koodi Heidi 10 ja saab 10% alla. Aitäh sulle, mulle väga meeldib, et sa selle koodi andsid ja ütle ka, kas sul on kodulehekülje aadress ka selline lihtne, mille kaudu saab minna? tervisesalong.ee. Just, et võite minna vaadata, et seal on ka erinevad, eks ole, teenused, erinevad asjad, mida saab siis broneerida ja võib ka lihtsalt tulla kontrolli, et ja või ette broneerida, et ongi, teedki endale Tallinna päeva ja võtadki siis Sigridi juures käigu ka plaani, on ju, juba ette, on ju. Ja kodulehel on palju informatsiooni, seal on ka artiklid erinevate jalaküüne murede kohta, mida võib lugeda. Samuti on seal need 2 podcast'i, mida saab kuulata, kes ei ole veel kuulanud ja vaadata, et ka seal ma räägin päris erinevatest haigustest, sealhulgas diabeet ja lastejalad ja Mm. erinevatest asjadest, nii et kõike saab seal kuulata, vaadata. Mm. Ja sul on ka tegelikult ju, sa väga aktiivselt tegeled ju oma turundusega. Et just täna ma leidsin, et sul on uus Youtube'i kanal tehtud, on ju. Kuidas see tuleb, et sa ei ole nagu, sa hakkasid novembris küll noh, aasta tagasi novembris sellega ikkagi tegelema ja nüüd 2025 sa oled tegelenud. Et kust tuleb see, väga paljudel ilmselt on küsimused, et kus sa leiad seda julgust, et hakkan nüüd rääkima, postitama, teen Youtube'i kanali ise. Kust need asjad tulevad? Et ma arvan, et päris paljud minu kuulajad on selles kohas, et vau, mis naine, nii tubli, onju. et ma olen saanud arusaamisele, et kui ei proovi, siis ei saagi teada. Ja see, et ma võtan kätte, ma proovin, ongi minu enda jaoks. Ma teen seda enda klientide jaoks, inimestele, kes tahavad saada rohkem infot ja lihtsalt esitan endale väljakutseid, kas ma saan sellega hakkama. Mhm. Ja, Enda jaoks ja see on andnud hästi palju positiivset tagasisidet, hästi palju energiat, et ja mis see siis on, kui läheb paar sõna sassi, no mitte midagi ei juhtu mhm. ja proovime siis järgmine kord nagu uuesti, nii et
nii et ja, selles mõttes proovin, teen lihtsalt sellepärast, et ma tahan ennast proovile panna, vaadata, kuidas need asjad liiguvad, kuidas see asi toimib. Ja Youtube'i kanali tegin ka just sellepärast, et sinna saab selliseid väikseid lühivideosid, mida ma nüüd plaanin hakata panema, eri videod erinevate teemadega. Ka on väga hea, kui te saadate küsimusi, mis teemadel te tahate kuulata, mis on ka väga hea, sellepärast et mina tean nii palju asju, et ma võib-olla ei oskagi aimata, mis teie soovite või siis inimesed, mis neile muret teevad, sest et kõik jalad on erinevad, kõik inimesed on erinevad. Ja vastavalt igale inimesele on ka erinevaid väljundeid, erinevaid arusaamisi, erinevaid raviplaane ja lahendusi. Nii et see kõik on nii individuaalne, et teengi täiesti individuaalselt vastavalt mitte liinitööd, eks ju, ja, kõikidele varvastele vastavalt. ja täpselt, kui me sinuga töötasime, siis ma küsisin, mis sul see human design on, me vaatasime ära, mis on see isiksuse kaart, milline turundus sulle sobib. nii et tegelikult igal inimesel on oma tee minna, eks ole, et Ja, me ei konkureeri tegelikult kellegagi. Mul on väga hea meel, et sa täna podcast'i külaline olid ja ma näen, et meil on mõned küsimused, ma korraks küsin, kas me oleme need ära küsinud. Urve küsib, et kuidas ja millest tekib suurele varbale muhk, see ongi vist see, mis sa näitasid, eks ole, see muhk vist ta mõtleb, eks ole. Eh, kas mõtleb nüüd seda suure kondi väljakasvamist? ja Osad noogutab võivad ja ahah, no ja no kuidas ta tekib, tekibki kitsastest jalanõudest ja ristivõlvi madaldumine. Ehk siis see ristivõlv, mis on päka all, kui see hakkab madalduma, ehk siis ta tõuseb ülesse varvastel, kui ei ole ruumi, siis nad hakkavad kuhugile poole minema. Ehk siis noh, neil on vaja kuskil olla. Ja kui ta hakkab sissepoole teiste varvaste suunas minema, siis hakkabki see välja sopistuma, ehk siis ta ajapikku kasvab suuremaks ja lõpuks ta hakkab valu tegema, eks ju. Seal on, noh, on võimalus operatsiooni käigus, aga noh, eemaldada ja sirgeks panna see, aga seal on ka palju enne seda variante, mida kasutada, milliseid harjutusi teha, sisetallad, kõik need varbaeraldajad või need abivahendid ja sellega saab juba väga palju paremaks seda, nii et võib-olla mingi hetk ei peagi minema sinna operatsioonile. väga hea. ja, ja siis teine küsimus on, aga kukekannus. Kannus samamoodi jalanõud on tõenäoliselt põrutanud seda kanda, ehk siis sinna soovitan panna, on sellised silikoonist pehmed kanna pehmendid esiteks ja teiseks on teatud harjutused, mida see saab teha, et seda leevendada. See Mhm. võtab aega, aga selle saab korda. Ja need on kaks kõige põhilisemat asja tegelikult, kukekannus ja see halluks valgus ehk siis see suure varbakondi väljasopistumine või liigese muutused, mis inimestel on. Ja need on tavaliselt naistel. Meestel väga-väga harva, kellel suure varba see kont muudab asendit ja kui tekib kukekannus. Ja kukekannus ka, eks ju, kontsakingad, põrutused, kõik sellised asjad. Nii et seal on väga head harjutused, mis tegelikult toovad leevendust ja pikemas perspektiivis aitavad sellest üldse lahti saada. väga tore. nii et siin on selline küsimus, et mis vahet teha konnasilmal ja soolatüükal, aga ma arvan, et seda me vist praegu ei saa arutada siin, et see peab kohapeal vaatama, mis ta siis seal on, onju. Ja saab teha küll vahet, need on kaks täiesti erinevat asja ja need aetakse kogu aeg segamini. Kogu aeg lähevad sassi ja siis tehakse valeravi. Nii et kellel on küsimus, noh, ma võin natukene selgitada. Soolatüügas on viiruslik nakkus ehk siis inimpapilloomviirus, elus viirus,
mille saab kas basseinist, kas ujulast, põranda pealt nakkuse kaudu. Temal on sees sellised väikesed mustad täpikesed. See on nakkav, ta läheb edasi, see võib olla, enamus lastel on jalad alla all, varvastel, aga on ka sõrmedel, ka täiskasvanutel. Ja konnasilm on selline, kus kõigepealt tekib paksend ehk siis paks nahk ja vaat sinna paksu naha sisse hakkab tekkima selline valulik koht. Konnasilm on sellise tugeva pika juurega, mis läheb kuni luuni välja ja kui ta luuni välja läheb, siis ta hakkab valu tegema. Sellest ühe korraga lahti ei saa ka soolatüükast, aga soolatüükal on ka tänapäeval väga tõhusad ravimeetodid ja konnasilma saab töödelda. Konnasilm tekib surve tagajärjel, jällegi järjekordselt kas jalanõud, kui on võlvid madaldunud ja kõigest sellest. Nii, ja siis on küsimus millest varbad üles hoiavad? Ristivõlvi madaldumine või seal võib olla ka mingisugune muu haigus või varvaste deformatsioon. Seda kõike saab vaadata koha peal, sest et mina oma toolis saan vaadata ühe hea nipiga, kuidasmoodi need võlvid on, kas nad on madaldunud või ei ole. Ja tavaliselt, kui see ristivõlv hakkab madalduma, siis need varbad hakkavad kõigepealt hoidma ülesse ja vot siis nad hakkavad minema alla. Siis nad lähevad sellise kujuga ja neid nimetatakse haamervarvasteks. Ehk siis, kui nad hakkavad minema vot selliseks ja lähevadki täiesti selliseks niimoodi otsad alla, küüned paksenevad, siia varvaste otstesse tekivad paksendid, on väga valulikud ja ka seda saab leevendada. Siis sa oled kirjutanud ka, et diabeetikute varvaste kohta, et diabeetikutel on eraldi probleemid. Et räägi mulle natuke, mida sa sellega mõtled, et kui keegi on diabeetik, et mis on see erisus nagu, miks diabeetik peaks sinu juurde tulema? Minu juurde on nüüd viimasel ajal sattunud küll vanemad inimesed, aga kellel on aastaid olnud diabeet ja kellele ei ole öeldud, et nad peaksid minema jalakabinetti oma jalgu kontrollima või siis nendele on spetsiaalsed ravipediküürid. Miks? Diabeetikutel kaob ära jalad alla all tunne ehk siis tuimus tekib. See on neuropaatiline sündroom, mis siis tekib aastate jooksul, ehk siis nad ei tunne, nende tundlikkus jalad alla all on vähenenud ja see tähendab seda, et kui nad näiteks astuvad mingisuguse väikse pinnu või õunaseemet olen näinud täiesti sisse kasvanud, sest nad ei tunne ja ta hakkab valu tegema alles siis, kui ta läheb juba põletikuks ja tekib haavand. Aga kuna diabeetikute haavandid paranevad väga aeglaselt ja väga halvasti, kuna nende vereringe jalgades ja jalataldades on väga aeglane, väga kehva, siis sellepärast ei parane ka need haavad. Ja teine asi on see, kui neil on veresuhkrud kõrged ehk siis või siis ebastabiilsed kukuvad, langevad, tõusevad, et ei ole stabiilne veresuhkur veres, siis nendel ka need haavad ei parane. Nendest haavadest tekivad sellised haavandid, mille tõenäoliselt, kui ei saada õigel ajal jaole, siis kõige hullemas seisus amputeeritakse, eks ju, kui tekivad sellised nekrootilised haavad ja haavandid. Mul käis alles hiljuti üks meesterahvas, kellel oli veresuhkur 32, normaalne on alla 7 ja tal oli see nädala ajaga tekkinud sääre peale
diabeetiline haavand, mis nädala ajaga oli vot nii suur, sügav, juba mustad randid, nekrotiseerunud, ehk siis mina puhastasin ta küll ära, aga sellisel puhul ma saadan ikkagi haavakliinikusse, et kuna seal on vaja teha natuke rohkem tööd, nii et see on diabeetikute ja tavajalgade erinevus, et neid peab hoidma, hooldama regulaarselt, kreemid, mis on naha kaitseks. Nii et seal on ka palju asju, et kõik sellised asjad ma annan konsultatsiooni käigus või siis ravipidiküüri käigus. Mhm. Nii et ma näen, et see sõnum, mida sa jagad, et naised, et tulge, vaadake see jalad, jalavõlvid üle, et see on niivõrd oluline, et Kait ka Mehed ka, just, et mehed siin ei taha üldse tulla, sellepärast et mehed arvavad, mis nende jalgadel viga on. Ma olen mees, küll ma saan hakkama, aga siis, kui hakkab valu tegema, vot siis on juba võib-olla juba päris kaugele asi läinud. Vabandust, et ja ma segasin vahele. ei ole midagi, ma lihtsalt loen praegu, Kait kirjutab, soovitus on, et Sigrid, julgelt tee edasi selliseid jalgade tutvustusi on rohkem vaja avalikult. ja, ja teine asi on, seda võiks edasi turundada, et see on tõeliselt naistele vajalik. et kuidas sa tunned seda tagasisidet saades praegu? Ei, no väga hea, jah, ja ma teangi, et see ongi vajalik ja sellepärast ma seda ka teen, et inimesed saavad ise ka kodus juba natukene vaadata, kas neil on midagi, kas kuskilt teeb valu, mõnikord teeb valu, mõnikord ei tee valu, eks ju. Et millisel puhul siis võiks tulla nagu kontrollima ja kodus saab inimene hästi palju ära teha ise. Noh, erinevad haigused, eks ju, on erinevad haigused mille puhul on erinev, teistsugune lähenemine, eks ju, aga jah. ja nii et kindlasti ka siin absoluutselt te võite ka seda Youtube'i episoodi, kui see tuleb Youtube'i või podcast'i edasi jagada, sellepärast et Sigridil on kindlasti hea meel, meil ei ole neid kvootide arv ei ole ka kuidagi piiratud, et kui Heidi 10 panna, et siis Ja, saate panna seda koodi ja Sigrid omakorda minult ka suur tänu, et sa tulid siia, et sa ületasid need hirmud nähtavaks saada, et sa õppisid, kuidas seda teha ja ma soovin olen sulle natukene harjutanud nüüd juba, jah, et eks ta harjutamine, täna on esimest korda, kus on ka nagu külalised teised. Ennem on olnud sellised, et ma vestlen kellegiga kahekesti, et siis kaob see hirm ära. Täna on jälle natuke teistmoodi, nii et uus kogemus. ja see uus kogemus ja ikka me peame panema ennast väljaspoole oma kogemust ja ka, kui keegi nüüd kuuleb, et sul on mingi teenustoode, võib-olla sa oled eraettevõtja ja tahad tulla siia tahad seda välja tuua, siis on võimalik sul tulla siis ka webinarile, lihtne kolmesammuline raamistik, et saada raha eksperdina. see on täiesti tasuta, nii et Ja, www.heidiblumberg.ee ja 3, mhm. et kuidas seda teha, sest tegelikult on üsna lihtne raamistik, kuidas seda kõike tegema hakata, eks ole. Mhm. Ja tegelikult noh, ma julgen küll, kes veel mõtleb teha oma mingisugune firma või oma teenus või mida ta tahab teha, et julgelt proovida, sellepärast et see annab nii palju rohkem endale juurde, kui sul on mingisugune spetsiifiline asi, mida sa tahad teistele anda edasi sellepärast et noh, kohati ma vaatan, et on inimesi, kes üldse ei lähe kaasa ja on inimesi, kes noh, arvavad, et neil ei ole vaja mitte midagi. Võib-olla neil ei olegi vaja, ega mina ei saa seda otsustada, ega igalühel on oma keha ja kui me oma keha eest ei hoolitse, siis kes see veel hoolitseb? Ja teine grupp inimesi on siis need, kes tõesti võtavad südamega seda, käivad iga kuu jalahoolduses. Esiteks on ju väga mõnus, kui keegi teine teeb jalad korda ja teeb kõik need asjad ära, mida sa kodus ise võib-olla ei saa teha. Nii et ja või noh, mina räägin ju oma jalgadest muidugi aga tegelikult ükskõik, mis sul on või mida sa mõtled, et noh, ma ei julge või ma ei saa hakkama või saad küll. Kui mina Mhm. sain, siis saad sina ka.
ja just. Ja Sigrid siis tõesti käis meil sotsiaalmeedia superstaari koolitusel, nii et ka kui te keegi tunnete, et vot teil oleks vaja õppida, siis heidiblumberg.ee kaldkriips superstaar 2 A-ga on siis näha, et kuidas siis seda nii-öelda 6 nädalaga panna paika oma toode, oma saaja, kuidas seda teha erinevates kanalites, nii Youtube'is, Instagramis, Facebookis, emailis. nii et kui teid see huvitab, siis vaadake seda kindlasti ja panen selle lingi pärast see Youtube'i video alla ka. et minu arust mul on nagu väga nii hea meel näha, et Sigrid on tõeline superstaar et sotsiaalmeedia superstaar praegu julgelt läheb edasi, nii et ma ei jõua ära oodata näiteks, mis järgmisel aastal, kui me kokku saame taas võib-olla siin podcast'is, mis on muutunud. Kes seda teab, seda näitab aeg, millega me just, veel hakkama saame. just Aga täpselt. kõik uued väljakutsed on huvitavad. Ja. Esiteks põnev, huvitav ja mis meil siis siin muud ikka teha on? Teeme tööd ja teeme põnevust iseendale. Ja ongi just, et ei tasu nurgas istuda, vaid tuua ikkagi, kui Ja, sul on pakkuda ja ma olen täiesti kindel, et kõikidel mu kuulajatel on, mida pakkuda, tuua see ikkagi välja, sest kui sa tood selle välja peidust, siis see võib kedagi huvitada, nagu täna nagu tõesti siin tagasisidet. Te võite ka julgelt oma tagasisidet siia panna, tippida siia chati aknasse, mis on sinu tänased kaasavõtud ja nii et siin on näiteks Urve kirjutanud, vau, nii huvitav, aitäh, aitäh, aitäh. nii et tõesti, et see on väga huvitav teema, mina ka palju asju siit täna ei teadnud üldse, mida sa täna rääkisid ja ma julgen öelda, et ka teistel siin jätke julgelt oma tagasisidet, sest ma julgen arvata, et Sigrid, sa vaatad ise ka, hoiad pilku peal pärast tagasisidedel, mis tulevad, et ja. oled valmis vastama ja võite mulle meili saata või mida iganes küsimustega ja Sigridile samamoodi, ma arvan, sa oled valmis oma vastuvõttudel inimesi nõustama, onju. Ja mind leiab kõik Tervisesalong nimega nii Youtube'is, Facebookis on oma grupp kui Instagramis. Nii et proovin panna igale poole ikka mingisugust infot. Kõige rohkem on jah, Facebooki lehe peal, kus on postitusi ja erinevaid asju. Sinna võite ka esitada küsimusi. Ja noh, nüüd uus, mis on see Youtube'i kanal, kuhu ma siis, kui ma oma plaani paika panen, mida ma mis päeval või mis nädalapäeval räägin, ehk siis hakkab sinna ka tulema ja siis te saate ka seal esitada küsimusi. Ja siis vaatame kõik koos, kuidas edasi läheb. Ega siis mina ilma teieta ei saa ja noh, teie võib-olla ilma minuta saate, kui teil on jalad korras. olgu, aga lõpetame selle väikse toreda hea tujuga siit lõpus Mhm. ja rõõmsat päeva kõikidele. Eh, jaga seda Youtube'i kanalit, jah, et kui sa otsid Youtube'is tervisesalong, siis sa leiad Ja seda ja nii et tervisesalong guugeldada võite Youtube'is. julgelt, sest Google aitab hea meelega. aga siis Mhm. lõpetame täna ja aitäh, Sigrid, et said julge ja tulid podcast'i ja jagasid oma teekonda. Suur tänu, kes tulid kuulama, vaatama, sellepärast et loodan, et saite natukene infot, kuigi see teema on tõesti väga lai. Ja seal on nii palju spetsiifilisi asju, aga saate võtta minuga ühendust, minu telefoninumbrid, kõik on avalikud, nii et kui vaja, saate helistada. väga super ja ilus on just, Kait on siia lõpulause pannud, jalad on ka energia algus ja kokkupuute maaga. tänan, jõudu, jaga seda Youtube'i kanalit, nii et Just ja ongi need jalatallad on nagu nii olulised, no nii Hiina meditsiinis kõik need tähtsad punktid, mis seal on, need energiapunktid, millest väga vähe tehakse välja, eks ju. No nii, ma saan aru, et meil on aeg juba läbi, et seda teemat tegelikult võiks rääkida veel, aga ma oma postitustes hakkan seda tegema ja tere tulemast kõik küsimused, kes tahavad midagi küsida ja siis niimoodi lähme edasi. Aga ilusat päeva ja suur tänu teile kõigile, kes tulite. ja Aitäh sulle, Heidi. nägemist.